Jätkame oma teise videoga sealt, kus me eelmisega lõpetasime, ehk siis vaatame, mismoodi just äsja tehtud kinkekaarti saab kasutada. Nii, praegu oleme veel endiselt sellel leheküljel, kust kinkekaart on tehtud ja juhul, kui nüüd kinkekaart ei ole arvutil mälus, siis kruvime selle shopi lehekülje allavoole, kust me leiame kasutatud ja tehtud kinkekaardide ajalugu. Ja kõige värskemad kinkekaardid on kõige ülemisel ja nagu siit on näha, on siis tüüp starter activation free'ga status not used ehk ei ole kasutatud, seega kopeerime siit selle numbri igaks uuesti. Ctrl C. Logime välja siit leheküljelt, kust kinkekaart on tehtud ja logime sisse uuele leheküljele, kus ta tahabki kinkekaarti kasutada. Tuletame veel kord meelde, et kuna alanud on viimane nädal, kus saate kasutada autopromo kaevandamises, ehk siis splitid tagant järgi ning veel võimalikult soodsa kursiga, praegu kaevanduse kurss on 10 tokenit ühe OneCoini vastu, siis kasutage võimalust, rääkige ka teistele, sest see võimalus, selline pakkumine ei kordu kindlasti enam mitte kunagi. Ja olemegi siis uue liikme lehel. Kui me kasutame maksmiseks kinkekaarti või hiljem ka krediitkaarti, mis momendil ei tööta teatud tehnilistel põhjustel, siis käib meil see liitumisprotsessi või maksmisprotsessi algus siit ja otsite Upgrade Package. Nii, edasi avanesid järgmisel lehel erinevad tootepaketid, mida siis saab valida, kuna kinkekaart sobib loomulikult ainult ühe konkreetse tootepaketi eest tasumiseks, siis valime Starter 100 ja registreerimistasu 130, siis automaatselt lisandub paketi maksmisel. Eraldi liitumistasu 30 eurot maksta ei ole võimalik, seda saab maksta ainult siis ükskõik missuguse viie valitud oleva paketiga. Ja paketi all on Upgrade, valime selle. Nii, see on nüüd lehekülg, kus saab kasutada erinevaid maksemeetodeid, kuna meil on ka kindel eesmärk kasutada kinkekaarti ehk gift code'i, valime siit menüüst gift code, select ning nüüd avaneb jällegi uuenenud aken, kus siis saab kinkekaarti sisestada ja sellele vilkule reale, siia kus te panete kursori, sisestate siis selle koodi ehk Ctrl V klaviatuurilt või hiirega varem hiir ja paste ning nüüd vajutades redeem peaks toimuma paketi registreerimine. Ja nagu näete, tuleb teadesüsteemid gift code used successfully starter package purchased, mis tähendab, et ost on edukalt sooritatud. Nõustute, okei. Siin on siis nüüd teade, mida teie uus pakett sisaldab, 50 mg kulda ja iga Aurum Goldcoin sisaldab siis 10 mg kulda ehk kokku teil on 5 Aurum Goldcoini münti teenitud lisaks OneCoinidele selle raha eest ning selle teate siis võite panna kinni, minna avalehele, dashboard. Nii, siia tuleb teil ülevaade siis värskelt ostetud paketist 999,5 tokenit ehk praktiliselt 1000, nii nagu sellest peaks saama ja 5 Aurum Goldcoin münti.
nüüd on vaja siis tokenit saata kaevandusse, selleks on meil Exchange. Nii, ja Exchange lehel siis mining kaevandamine. Praegu teil on siin ees kiri You are not mining, seega kaevandust ei ole veel aktiveeritud ja praegu sellel nädalal on meil veel 2 erinevat võimalust. On kaevandada manuaalselt, mis on kallim ja vähem efektiivne, kuid tulevikus ainuke variant ja teine variant on automining. Ja autominingut tuleb aktiveerida kindlasti selles järjekorras, kõigepealt linnuke siia kasti automining, nõustute yes ja siis saadate selle käsu serverisse ehk submit ja yes. Nii, ja nüüd on kõik tehtud. Teie paketiga ostetud tokenid lähevad automaatselt kaevandusse, mis tähendab seda, et kõik splitid, mis teil on õigus saada, saate tagant järgi ja need lähevad siis jällegi automaatselt kaevandusse. Kaevandate kiiremini ja soodsamalt. Ning mõne minuti jooksul süsteem uuendab andmed ja siia aknasse, kus praegu on veel kirjas You are not mining, tuleb kiri You are mining. Kuid kui automatically mining kastis on linnuke ja submit OK kiri all, siis on igal juhul teie poolt tehtud kõik korrektselt ja vaadates uuesti tagasi dashboardi, saate veenduda, et tokenid on läinud kaevandusse. Mis kursiga, paljud küsivad, seda on väga lihtne vaadata, klikite tokeni kontole ning te näete seda, mis kursiga iga konkreetne tokenite kaevandusse saatmise tehing on fikseeritud teile. Nii, nagu me siit leheküljelt võime näha, 999,5 tokenit on läinud kursiga 10,0, ehk see on praegu veel väga soodne kurss ja sõltumata sellest, kui kaua võtab nüüd kaevandusaega, on see kurss teile fikseeritud. Seega te saate kõik oma OneCoinid selle ostest kursiga 10,0 ja 5 või 0,5 tokenit on võetud konverteerimistasu eest, ehk osa tokeneid on siis konverteeritud Aurum Goldcoiniks ja sellepärast see väikene pool tokenit, mis jäi puudu 1000-st, on siis konverteerimistasu, see on uus teenus, mida veel mõni hetk tagasi meil ei olnud. Ja kui nüüd tahate kontrollida uuesti, kuidas kaevanduses on lood, võite minna veel kord Exchange. Ja siin mining. Nii, okei, see informatsioon ei ole veel uuendatud, kuid see võib võtta aega nii umbes 5 minutit pluss miinus, kuid veel kord kindlasti on see, et kui teil on automatically mining linnuke peal ja enne oli ka submit OK, siis on teie poolt kõik tehtud korrektselt ja ei ole vaja rohkem muretseda. Sõltub siis paketist, kas 1 split või Tycoon paketi 2 splitti tulevad teil tagant järgi ning kaevandamine käib esimesel võimalusel, see tähendab ka võimalikult soodsa kursi. Niisiis, siin juhend, kuidas kasutada kinkekaarti ehk giftcode'i paketi eest maksmiseks. Alanud nädalal, see on siis juuni teine nädal, hetkel veel krediitkaardid ei tööta, seega kasutage kinkekaarte kui võimalus, et võimalikult kiiresti oma paketid osta ja aktiveerida, sest lähipäevadel on oodata, et kaevanduse raskusaste tõuseb 10-lt oluliselt palju kõrgemale, täpselt numbrit ei oska öelda. Seega, mida varem saate oma ostu sooritatud ja kindlasti autominingu ka aktiveeritud, seda parema tehingu olete enda kui sõbra jaoks teinud. Jõudu ja kuulmiseni järgmistes videos.
Muide, üks asi vaataks veel kord üle, kuidas on toimunud ka areng siis erinevates riikides. Kuna firma kasvab praegu väga kiiresti, siis Boonus ja OneLife on teil võimalus näha erinevate riikide edetabelit ning vaatame tagantpoolt alates, mis on praegu siis riiki erinevate maksnud liikmete arv ja nagu näha, selle tehinguga tõusis Eesti siis Hispaaniast ettepoole, et me peaks praegu olema juba 12. positsioonil ning need lipukesed siin näitavad siis veel kord neid maksuspakette, sest need maksuspakette erinevates riikides hetkeseisuga ja 12. koht Eestil, kui numbrid üle lugeda, peaks olema täitsa auväärt ja korralik tulemus, millega rahule jääda. Tänud kõigile, kes on andnud oma panuse, et Eesti on 12. kohal ning jätkame samas vaimus.